Kuidas määrata oma kinnisvarale efektiivne müügihind? Minu nimi on Andrus Vainlo, olen aktiivse kinnisvara looja ja juhtija ning selles videos sooviksin rääkida lähemalt sellest, kuidas määrata oma kinnisvarale efektiivne müügihind juhul, kui te müüte kinnisvara iseseisvalt. Mis ohud on seoses kinnisvara hinna määramisega? Oht number 1 on see, et te panete liiga kõrge hinna. Miks ta oht on? Oht on ta sellepärast, et esiteks see kõrge hind ei pruugi vastata hinnale, mis on hindamisaktis. Näiteks kui inimene tuleb teie käest seda ostma, tahab selle maja või korteri siis endale saada, lepib kokku notari, tellib hindamisakti, aga hindamisaktist tuleb välja, et väärtus on madalam kui see, mida sina küsid. Ja pank ütleb tavaliselt selle peale, et okei, teeme ära, aga selle vahe peab ostja siis ise kinni maksma. Üldjuhul inimesed, kes panga abi kasutavad, neil ei ole seda raha ja sellest tulenevalt võid sa kaotada väga palju aega ning tegelikult ka raha selle peale, et sa oled leidnud ostja, kes siis lõpuks ära kukub. Nüüd vaataks korraks seda ka, et kuidas üldse liigub kinnisvara hind. Nagu te teate ja uudiseid olete jälginud, siis kinnisvara hind käib üles ja alla. Käib üles ja alla, kusjuures selliselt, et pikas perspektiivis ta muidugi tõuseb. Viimane põhi, mäletate, oli meil 2009. Tänasel päeval on hinnad jälle üles liikunud ja me asume kuskil siin. Tegelikult me oleme natukene kõrgemal isegi kui eelmine kinnisvara hindade tipp. Nüüd oletame, et tänasel päeval te otsustate, et soovite oma kinnisvara müüa. Igalt poolt jooksevad sisse uudised, et jah, praegu on õige aeg ja hinnad on praegu üleval ja praegu müüme. Nüüd, mis võib juhtuda, kui te oma kinnisvara hinna määramisel panete liiga kõrge hinnasildi? Juhtuda võib see, et te panete selle hinna nii kaugele, et kinnisvara hinnad jõuavad enne alla ära minna, kui see teie hinnani jõuab. Ehk siis, et siit me näeme tegelikult, et kinnisvara hind sõltub otseselt sellest, mis on teie müügiperiood ja mis te otsustate, et on teie müügiperiood. Kui te otsustate, et teil on kinnisvara müügiga kiire, siis te peate olema valmis ka kinnisvara hinna paindlikkuseks. Kuidas tavaliselt toimub? Tavaliselt toimub nii, et inimesed leiavad endale uue kinnisvara, uue kodu. Nad on sellepärast väga õnnelikud ja nüüd neil on vaja kiiresti oma vana kodu maha müüa. Ja hakatakse siis müüma, aga uue koduga, kusjuures on juba broneerimislepingud tehtud ja raha makstud. Hakatakse müüma, arvatakse, et kuu kahega ikka müün maha, aga määratakse liiga kõrge hind ja see ostja ei tule. Mis siis juhtub? Juhtub see, et viimasel hetkel peab siis tegema drastilisi hinnalangetusi selleks, et mitte kaotada uues kohas oma broneerimistasu. Nii et kindlasti, kui te hinda määrate, siis olge ettevaatlikud ja hinna koha pealt räägiks natukene ka sellest, kuidas kinnisvara hindajad hindasid leiavad. Olen ise olnud aastaid kinnisvara hindaja ja põhiline üks nende meetod on see, et nad võtavad 3 toimunud kinnisvara tehingut. Mitte pakkumist kuskilt portaalist, vaid nad võtavad 3 toimunud tehingut. Seejärel asetavad nad teie objekti nende 3 tehingu kõrvale ja hakkavad kohandama. Näiteks, kui nad võrdlevad seda teie objekti tehinguga, korteriga, millel oli 50 ruutu ja teil on 60 ruutu, siis nad teevad väikse protsentuaalse kohandamise siin rea lõpus. Ja niimoodi on mitu kriteeriumit ja lõpuks tuleb siis välja see teie kinnisvara hind. Nüüd mõtleme korraks selle peale. Kui teie hind jookseb välja toetudes sellele, mis tehingud on toimunud juba, siis üks oht panna oma kinnisvarale hind selle järgi, mida te näete portaalides, on see, et portaalides on natukene kõrgemad hinnad tavaliselt, kui on reaalne turuhind. Sest portaalides inimesed tihtipeale natukene hindavad oma kinnisvara väärtust üle ning samuti ka
see, et portaalides inimesed panevadki sellise hinna, millega võtaks kinnisvara müük aega 3-6 kuud ja võib-olla isegi aasta. Mäletate? Teoreetiliselt, kui hinnad ainult tõuseksid, siis te võiksite panna oma kinnisvarale ükskõik mis hinna, üks päev ta ikka jõuab selleni. Aga kui te panete liiga kõrge hinna, siis kinnisvaraturg võib enne seda alla ära pöörata. Nii et te peate võib-olla seda oma hinnaga müüki ootama võib-olla 3-4-5 aastat enne, kui ta tagasi jõuab. Mäletate siin, et 2009 oli viimane põhi, hinnad hakkasid tõusma ja me oleme nüüd jõudnud ütleme siis 7-8 aastat hiljem oleme jõudnud buumi tasemele. Aga osaliselt. Aga nagu te näete, te võite määrata küll kõrgema hinna. Hinnad ju ikka tõusevad. Aga kui te määrate liiga kõrge, siis ta lihtsalt keerab üks hetk alla tagasi. Nii et kindlasti pidage seda silmas, kui te määrate oma kinnisvarale müügihinda. Jah, portaalid ütlevad väga palju, kuid pidage silmas, et need on kõigest pakkumiste hinnad ja tavaliselt pakkumiste hindadest kaubeldakse ju natukene alla. Ja tehingud, millega kinnisvara hindajad võrdlevad, tehingud on ju toimunud juba selle hinnaga, mis on alla kaubeldud, eks ju? Mitte selle hinnaga, mis te leiate portaalides. Loomulikult portaalid annavad teile palju infot ja umbes selle järgi saate oma hinna seada, kuid nagu te näete, on mõned sellised komistuskivid seal ikkagi sees. Seega määrake endale efektiivne müügihind, kui teil kiire ei ole, pange kõrgem, kui teil on kiire, siis arvestage, et te peate hinna osas paindlikumad olema. Üks strateegia, mida mina olen teinud ja mida ma soovitan ka teile, on see, et alustage kõrgemalt. Pange natukene kõrgem hind ja hakake seda hinda 1500 võrra vähendama. Miks niimoodi? Toon lihtsa näite. Oletame, et inimesed otsivad endale varasid. Nad otsivad endale uut kodu ja nad jälgivad iga päev seda KV-d. Äkki tuleb mingi uus objekt, mingi hea asi. Ja nüüd järsku tuleb objekt, mis on ilmselgelt küll hinnast kõrgem, sellele väga tähelepanu ei pöörata, las ta olla, aga inimene, kes ikkagi aktiivselt otsib, ta praktiliselt iga päev vaatab neid pakkumisi. Ja kui ta näeb, et teil on väga hea vara, aga hind on kuidagi kõrge ja teie panete siis niimoodi, et iga nädal langetate hinda natukese võrra. Kui teil on näiteks 60 000 euro väärtuses korter ja te panete hinnaks 66 ja iga nädal vähendate 1500 võrra, siis inimesed, kes jälgivad neid kuulutusi, tegelikult ju näevad, et see hind kogu aeg langeb ja tekib selline tagurpidi oksjoni efekt. Nii et kui teil kiire ei ole, siis pange hind kuhugile üles ja hakake vaikselt alla tulema. Kui teil on kiire, siis te peate olema valmis hinna osas paindlikkuseks. Ma loodan, et sellest videost oli abi. Pidage silmas komistuskive ja määrake oma kinnisvarale efektiivne müügihind. Aga kui te soovite, et teie kinnisvara müügiga tegeleks ikkagi spetsialist, siis siin video all on link, mille kaudu te saate minuga ühendust võtta, räägime läbi ja võib-olla soovite, et mina müüksin teie kinnisvara. Aga kena päeva!